Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Eesti teadlased on asunud kontrollima võimalust, et alkoholi tarvitamine parandab oluliselt kõrvakuulmist. Mitmest Eesti paigust on tulnud sellisele arengule viitavaid teateid. Kaevastus näiteks varjus eile 7 keskealisest mehest koosnev sõpruskond veini keldrisse, kuna kuulsid kõrvu lukustavat õhuhäire signaali. Kaaskodanike sõnul olid mehed maakonnas ainsad, kes signaali kuulsid ja kuulevad seda täna hommikuse seisuga ikka edasi ja välja tulla ei julge. Ja laiemalt rahukõneluste teemal. Kremli pressibüroo andis eile teada, et Vladimir Putin ei sõida Türgisse, kuna sinna ei sõida USA president Donald Trump. Valge Maja andis samal ajal teada, et Donald Trump ei sõida Türgisse, sest sinna ei sõida ka Vladimir Putin. Kreml andis pärast Valge Maja teadet välja uue pressiteate sisus, et Vladimir Putin oleks kindlasti Türgisse sõitnud, kui oleks teadnud, et sinna tuleb ka Donald Trump. Valge Maja andis seejärel teada, et Donald Trump oleks olnud kindlasti kohal, kui oleks ainult teadnud, et kui Vladimir Putin oleks ainult teadnud, et tema ka tuleb Türgisse, siis oleks ta ise ka tulnud, kui oleks ainult teadnud, aga kuna mõlemad oleksid väga tahtnud teada, millal keegi kusagile tuleb, aga lihtsalt ei teadnud, siis ongi ainult nüüd aja küsimus, kuna Ukraina sõja lõpetamises võib kuulda positiivseid uudiseid, märgitakse teadete lõpetuseks. Ja tagasi Eestisse. Valitsus tegi eile vastavatele ametkondadele ülesandeks läbi viia keskne riigihange. Tegemist oleks üldse kõigi aegade suurima riigihankega, sest selle hankega soovib valitsus hankida tervet riiki. Praegusel riigil on mitmeid puudusi, milliseid aastakümneid kestnud pingutustele vaatamata pole suudetud likvideerida. Riigihankega aga loodetakse hankida riik, mis töötab laitmatult, millega kõik tema nii kodanikud kui mittekodanikud rahul on. Riigihanke üheks tingimuseks on, et tema eelarve peab olema vähemalt 300 miljardit eurot, ta peab olema korraga nii vasak- kui parempoolse valitsusega ja kõik oleks ka valitsusega rahul. Riik peab olema Põhjala standarditele vastav ning aastaringselt troopilise kliimaga, samas oleks piisavalt lund ja külma. Kui riigihange õnnestub, siis saavad eestimaalased endale normaalse uue riigi juba 2 aasta pärast ja inimestel ei ole vaja seda mööda maailma taga otsimas käia nagu praegu, teatab valitsus. Välisministeerium kutsus eile välja Venemaa suursaadiku ja andis seoses varilaevastiku tankeri tegutsemise ja Eesti õhupiiri rikkumisega üle diplomaatilise noodi. Venemaa suursaadiku sõnul on nüüd peaaegu kõik noodid koos. Aegade jooksul on neid noote kogunenud piisaval määral, et nende abil on kirjutatud 9 tundi kestev sümfoonia 160-liikmelisele orkestrile. Sümfoonilise kakofoonia sõprus ja rahu üle aegade esmaesitluse täpne kuupäev ja koht on selgumas, kuna 2 viimast nooti siiski veel oodatakse. Homme kell 12 aga toimub Toompea lossi Valges saalis pidulikult poliitikute Ringkaitseliidu asutamine. Ringkaitseliitu hakkavad kuuluma märksamad poliitikud kõikidest erakondadest ja esialgu on vabatahtlike Ringkaitseliidu liikmeid kirja pandud juba enam kui 70 avaldusi, aga võetakse vastu ööpäevaringselt. Ringkaitseliidu ülesandeks jääb poliitilise kultuuri renomee kaitsmine ja tagamine, et skandaalide ilmnedes saaksid uurimisorganid ja avalikkus kohe vajalikku informatsiooni otse Ringkaitseliidult, mitte nii nagu praegu, kui iga poliitik ja riigiametnik või partei pusib suhtekorraldusprobleemidega üksi ja tihti ebaõnnestunult. Ringkaitseliit osaleb tõenäoliselt juba ka võidupüha paraadil. Ja ärakuulutus, tulnud siniste dresside ja pruuni pintsakuga abikaasa, reageerib nimedele Mati, Sergei ja Muki. Kätte saab esimese poe tagant Malle. Kuulsite uudiseid.